kohvi tuleb. Juhuu. Tšau. Sa päevapäästja kohviga. Kodust kaasa tehtud võikud, väga head. Meie armas väike oopelikene Horvaatias ringi rollimiseks. Juhuu! Minul nagu alati jalad lemmikasendis siin üleval. Mäest alla läheb. Päriselt jah? Mis me teeme siis? Oh my god. Yes, tankla. Kuidas? Esimene apartment näeb välja siis selline. Nii kohalikud konnajalad roogleeks. Proovime järgi, mis need on. Krõmpsuvad ka. Kont. Kont või? Võtad käega, jah? No, lõhn on küll huvitav. Kanavatsiga. Kanavatsiga või? On hea või? Okei, konna. Mina võtsin viinisnits, oli suht igav valik, aga seal ei olnud väga midagi erilist võtta. Konnajalad olid kõige. Täitsa lõpp ikka. Saad mandariine, ma tahan ka tulla kaasa. Aga ma jätsin auto käima. Ma ei usu, et aga midagi juhtub. Sõidab alla. Sõidab alla, jah. Vaata, seal on kirsid ka või mingid... Jammi, hello! Mett ka proovimiseks. Siit võib-olla ei ole hästi praegu aru saada, aga see on täiesti tume musta värvi. Väga huvitav. No nii, ma proovin siis seda musta mett. Sa juba proovisid, jah? Jaa, mina olen. Mul on mõnus. Nagu mesi, nagu meie mesi, aga ta ei ole nii magus. Hästi hea. Passikontroll. Bosnia. Siis me lähme Bosniasse. Tõmmati piiripunktist maha just praegu. Selle Bosnia piiri peal. Ja lihtsalt kontrollis üle. Mis meil on, neist ta küsis, alkoholi on. Ma mingi ei ole alkoholi. Aga meil läks meelest ära, et meil oli see ürdiliköör kaasas sealt Horvaatiast. Ja esimese koti, mis ta kohe lahti tegi, seal oli kohe alkoholist. Ta läks mega leini vaata, et mis see veel on. Ja siis ta nagu õps, et see läks meelest ära. Aga huvitavat ära ei võtnud seda siis. Tegelikult tohib tuua liitudel või midagi sellist tuua või viia. Appike. Ja siis ma ei tea, vaatas minu kotti üle ka, siis minge. Minu kotiga ta oli leebem, jah, korraga puutus natukene. Minu oma nendes sobraski kalta. Sobras või? Okei, sina. Okei. Vähemalt vangi ei kandnud. Me oleme vaata siin. Siin. Ja kuhu minema peame? Siia. Täitsa teise otsa? No, see läheb tegelikult edasi veel siit. Okei. Vanalinn on siin. Lapad ja seal on meie.
restoran Taj Mahal. Taj Mahali. Ma ei jõuagi sinuni kaameraga. Niimoodi. Ülesse poole sihtima. Ja parem. Me ei mahu ühe tooli peal istume ära. Ja siis võtsime 2 rida. Sõidame Dubrovniku linna, vanalinna. 1 pilet oli 2 eurot. Sõidame chillime bussiga, näemegi elu. Päris Dubrovniku elu. Siin on palju rahulikum hea olla, vaata. Ei ole neid turiste. Neid turiste seal on samasugused. Täna? Filmitades sa kõnnid? Jaa. Keegi ei filmi mind, ma pean ennast ise filmima. Jah, täna istume sinna. Sandra piilub siit üle ääre. Näitame teile vaatamisväärsusi. Siin on kivid. Mingi vana maja. Inimesed söövad, kõhud on tühjad. Üks vana mehikene kepiga. Seda kohta vaatasin. Jaa. Kahju, tüdruk ootab sinna. Keegi ei taha kuulda. Küsisin eile õhtul juba seda niiti ja nõelast, et mul tuli lühkadel üks nööp ära ja siis neil ei olnud ja siis täna hommikul Tõnu ka veel küsis hotellist, et kas neil on niiti ja nõela ja hommikul ka ei olnud. Siis me nüüd seisime juba, tšükkisime välja ennast hotellist ja see hotelli administraator jooksis meie auto juurde ja ütles, et meil on niiti ja nõela. Täiesti hea naljakas kokkusattumus, et me olime ikka veel parkas ja siis panime enda kepsu käima. Inimesed on ikka ilusad ja head. Siis nüüd Jungle George. See ei ole villa, see on see fondant. Fondant. Aga näed, see on naine ka ja ma nägin meest. Kohe kohal. Juhuu! Jee! Üleval! Need soolakasvatused on lahe. Tee sellest üles, või vaata sinna ka üles, täiesti mäe tippu läheb. Jah. Ei läheks vist sinna. Kas see on siis juba tehis või? See on juurde ehitatud siis siia? See on praegu olnud, aga see on katsi olnud, vaata. Praegu taastatakse. Sa tahad mingit asja ka või? Siidrit näiteks. Võib-olla veini. Meie austerid toodi. Austerid, mitte austerid. Meie austerid, austrased toodi. Ma ei oska nüüd süüagi äkki, või oskan küll või? Alguses peab lahti lõikama ja siis teeb Prosit.
sidrunid peale. Koora lükkan maha. On seemne. Ma panen äädikat ka proovin, mis sellega tuleb. Palju paha. Oi, natuke läks palju. Hinges kinni. Oi. Nii ma panen. Anna mulle soola, palun. Aitäh. Soolaga oli huvitavam. Kuidagi, et ei ole nii maitsetu. Pipart ka. No nii. Sandra sööb austerlasi. Is everything okay? Yeah. We need to make some room. Of course. Are they local? Yes. Oh. No, they're from Aliston. Okay, yeah. Thanks. So, with mussels you may be bread. Yeah. Double take. Thank you. No. On hea ainu. Mere maitsega. Need lõhnavad nii hästi. Ostsime just megalambisest kohast jäätist ja siis esiteks ta tegi mulle mingisugust sellist trikki, et see jäätis mingi käis kuidagi niimoodi ups, ja siis ta saad, see oli nali, et tegelikult nagu pidigi käima nii. Ja siis teine asi oli, ta küsis, kas me oleme Soomest. Kui me käisime nüüd Austriat söömas, siis küsiti ka, kas me oleme Soomest, et hästi sarnane keel on. Ja siis me ütlesime, et ei, et me oleme Eestist. Ja siis ta ütles meile aitäh ja nägemist. Vot. 28 kraadi sooja. Seal on pitsa. Siin on Tõnu. Seal on Stonewall. Euroopa kõige pikem müür. Käisime eile seal möödunud. Ja siin on kõige pikem poiss maailmas. Üle 2 meetri pikk. Euroopas ainult. Ja maailma kõige armsam poiss ka. Euroopas ainult. Ei, terve maailma peal. Update väljas on peaaegu 30 kraadi sooja. Meie praam tagurdab. Ja, Mark Pokkriveeni. Vaata, oliivipuud kasvavad. 100 meters from your destinations. Yes, thank you. Suht mäest alla mööda kitseteesid on sõidetud. Destination reached. Vesi paistab. Okei, aga me siin võsas või ööbi? Kallis kepsu. Võsas. Jõuame koha võsast üldel. Veidi paistab. Ja see ongi hotell Vaata, üks Timon vahtis seal all juba. Huvitav, mis market võib olla? No küll me saame teada seda. Ma arvan. Tühi. Bonjour. Vaata, kui hea see saab istuda ja... Vaata, ma lähen korraks tagasi üles. Tahad, sõidan alla? Mul ei ole üldse vahet. Mõtlen, et äkki see market on mida? Saame äkki jalutada, aga sinna pärast või ei või? Ai, sinna üles ei ole midagi ei taha, aga ma pean vist autos. Parki siia. Tšau. Appi, kui mõjus siin on ju. Aga ujuma saab siis sealt alt või? Või sealt poolt kuskilt? Siit samas saab ka alla minna. Täiega mõnus. Just avasid. Aga kas need avasid? Selleks hooajaks lihtsalt. Üleile. Üliminnakas. Ma tasin prillid. On prillid. Kas on prillid?
Läbige ujuma kõigepealt, on ju? Viitsid? Nii palju kui ilusat ilma vaata praegu veel on ja või noh, seda päeva nii-öelda meie balkoni läheb sinnani välja, aga seal, meie balkoni läheb sinnani välja, aga seal on vist nagu kellegi teise aknad või? Ei, seal ei ole küll akna. Täna siin süüa teha, esiteks me ei saa siin kuskil teha süüa. Jah, ma mõtlesin, et kas siin on või ei ole, see on all. Aga ma arvan, et me peaksime ikka kuskil linnas käima. Tänava? Okei. Jaa. Tegelikult on need sellised ujumissussid, sellepärast et siin nende kivide vahel on okkalised siilid. Nendega siis ei saa jalale haiget, vähemalt nende sussidega. Päris mõnja pääst lähme siia ujuma. Me käime alguses poest läbi. Lähme ostame õhtuks veini. Ja vaatame lihtsalt, mis poes müüakse. Ma kujutan üldse ette, kui suur see pood muidugi on, aga vaatame. Mõnus on küll siin mõnjakas. Kalaküla. Kalaküla, jah? Terve sein on seal seda rosmariini täis, päris lahe. Oi, tal mootio! Joo, see on täpselt filmist välja hüppanud. See on kellegi oma või? Pood tuleb kunagi siia. Ja uurisime nüüd, et kus see pood on. Sellepärast, et seal oli kirjas hotellis, et kohe hotelli kõrval on pood. Ja tuli välja, et see avatakse alles 10 päeva pärast. Siis kui hooaeg avatakse. Nii, et siis me lähme praegu kohe ujuma. Läbi kivada. Nendega on ülihea kõndida siin. Tulin, istusin siia kivi peale. Käisin just ujumas ära. Vesi on nii mõnus soe. Ja väljas on umbes, ma arvan, 27 soojakraadi. Tõnu läks sinna mäe otsa avastama. Lood olete hästi ettevaatlik seal. Ja meri on hästi soolane. Üldse kõik kohad, kus me oleme ujumas käinud, et on hästi soolane olnud visi. Ma tunnen, kuidas see nägu natukene nagu õhetab või on siin kipitab sellest soolast. Aga ja ülimõnus. Nii lahedad mäed seal taga. Aga muidu ja hästi mõnus, privaatne ja rahulik on siin. Mingisugust ametlikku ujumiskohta ei ole, aga ongi, et sa pead endale leidma siit mõnest sopikesest lahedama koha. Horvaatia on nüüd nii mõnus. Nii hea meel, et me eelmine aasta pärast Itaalia reisi mõtlesime, et mida me nüüd edasi teeme või kuhu me lähme järgmisel aastal. Et siis me mõtlesime Horvaatia peale ja et see Horvaatia reis nüüd ka täidetud sai. Või noh, et me nüüd tulime ikkagi Horvaatiasse. Vahepeal on ikka nii, et mõtled ja unistad millestki. Seal olid väga mitmed erinevad reisiplaanid ka. Aga jah. Me nillime siia endale söögikohta või noh, täna restorani õhtusööki. Aga me ei tea, kas me siia võime jääda või me peame sinna üles minema. Tõnu läks uurima, et siin oleks hea väga mõnus veinitada ja pitsat näiteks süüa. Selles on nii mõnus soe. Üldse on nii hea ja mõnus olla. Jee, saimegi siia lauda, nagu enne tahtsime.
üliägeda vaatega lihtsalt. Liiter kohalikku veini, jah, liiter, aga see pidi olema nii palju parem lihtsalt kui poodides saada olev, et siis mõtlesime kindlasti proovida. Ja siis võtsime ühe cheeseburgeri ja siis sellise lihataldriku, lihavaliku. Ja siin lööme kokku. Roosimisju, armastan siin. Päris hea viin, jah. Ei ole mingi läilakas. Aga nagu natuke mõre. Aga lõpus tuleb siis magusad maitset. Viin vist. And all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my